Reisilainele S-Traveliga. Tere head kuulajad, mina olen Sandra ja te kuulate Reisilainel S-Traveliga podcasti. Tänases saates võtame ette ühe väga põneva ja eestlaste jaoks aina rohkem populaarsust koguva sihtkoha. Riigi, mis on siis võiks öelda, et ühtaegu nii võluv ja samas ka nii võõras ja selleks on siis Jaapan. Et katsume siis täna selles saates rääkida, et milline on elu Jaapanis üldse, päriselt, kui seal nagu pikemalt elada, kui lihtne või kui keeruline välismaalasel on seal kohaneda ja milliseid üllatusi see riik siis ja see rahvas pakkuda võib. Et kindlasti vaatame ka sellise turistipilguga, et kuidas seda riiki siis üldse niimoodi avastada, et see kogemus jääks nagu meeldejäävaks ja positiivseks nii siis külalisele kui ka tegelikult kohalikele. Et katsume siis puudutada võimalikult palju küsimusi, mis nagu Jaapani reisi planeerides võivad pähe tulla või mitte pähe tulla. Ja mul on selleks siis tänases saates, ma ütleks, et väga õiged inimesed rääkima kutsutud, et istuvad minuga siin Jaapanis kaua elanud ja nüüd seal ka siis Albion reiside reisijuhina käive Kertu Brahmanist. Tere Kertu! Tere! Ning samuti Jaapanis pikalt elanud ja sellise toreda raamatu nagu Minu Jaapan autor Maret Nukka. Tere Maret! Tere! Alustakski tänast saadet kohe sellise teie enda lugudega, et kuidas siis huvi Jaapani vastu üldse teie ellu tuli. Et Kertu, millal see huvi tuli ja kuidas see tuli? Nagu paljude asjade puhul me peame minema tagasi hästi varasesse lapsepõlve. Me kunagi ei tea, mis seemne me idanema paneme ja millal see otsustab hakata kasvama. Siis minu huvi Jaapani vastu mitte nii teadlik hakkas hästi varasest lapsepõlvest, kui minu vanaisa, tema oli arst nõukogude ajal, ilmselt oli tubli arst, käis paljudel reisidel üle maailma, ükskord sattus Jaapanisse. Ja tuli tagasi, oli vaimustunud, rääkis, et issand, kui huvitav seal kõik oli ja kui puhas ja kui korralt ja kui hästi meditsiinisüsteem kõik töötas. Ja tõi sealt kingitusi ja tõi vanaemale mingi siidisalli ja emale mingit portselani ja minule väga suurt kingituse jaoks ilmselt raha ei olnud enam. Ja tõi mingi jaapanikeelse ajakirja. Ja siis ma hakkasin, see oli mu ainukene välismaine ajakiri terve lapsepõlve aja jooksul, sükene ilus. Ja see oli täis mingeid imelikke kummalisi märke. Ja siis ma nagu vaatasin seda nii kaua, kui see jäi nagu pähe mulle, aga mitte midagi aru ju ei saanud. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kuskil on mingisugused inimesed, kes seda oskavad lugeda ja kes sellest saavad aru. Ja see oli niisugune müstiline ja kauge ja hästi huvitav tundus. Ja siis, kui elu viis mind elama Rootsi, koos abikaasaga me sattusime sinna. Ja siis mul oli võimalus seal hakata ülikoolis õppima ja siis ainuke asi, mis mul siis Göteborgi ülikoolis nagu silmadele tundus põnev, sealt kataloogist vaadates oli siis jaapani keel. Ja siis alustasingi õppimist ja pärast seda õnnestus saada Jaapani riigi stipendium ja minna siis 9 aastaks sinna studeerima, aga sellest 1 aastast siis tänu meie perekonnale sai hoopis palju pikem aeg. 8 aastat ja nii, et lapsed seal kasvasid ja meie seal ise koos lastega kasvasime. Kas sul üks laps sündis seal ka, eks? Jaa, üks laps poeg sündis seal, tütar oli siis 2 aastane, kui me sinna kolisime. Nii et nende lapsepõlv ja kõik see selline nii-öelda see munakoores kasvamise aeg on Jaapan. Nemad oskavad ka hästi keelt ja üsna hästi jah, et mõlemad on päris tublid olnud, et tütar Melissa on siis, võttis siin ülikoolis veel niisugused lisakursusi juurde, et kuigi ta ise on geenitehnoloog, aga et siis ikkagi Jaapaniga side säiliks ja poeg isegi veel oli eelmine aasta mängis seal ka käsipalli, nii et meil on niisugune perekondlik spordiala olnud, et oli Okinaval siis jah, nii et oleme hästi seotud kõik. Ja sa oled väga tugevalt siiamaani seotud läbi siis Albion reiside. Ja viid seal üsna usinalt läbi neid reise, ma vaatasin lausa vist äkki 5 väljumist või? Järgmine aasta, siis see aasta on meil mingi paar tükki jäänud, aga vaatasin 2027 5 reisi. Et tundub, et huvilisi on ikka ja neid tuleb aina juurde.
ja eestlastele sobib Jaapan ja eestlasti huvitab Jaapan ja viimased 15 aastat jah, ma olen olnud seda rada pidi käinud nüüd turisminduses, aina põnevamaks läheb kogu aeg. Ja lühidalt võiks ka veel korra mainida ära selle Moshi, kuidas sa sellega seotud oled? Ma tean, et ma olen ise kunagi hästi ammu käinud seal sushi koolitusel. Jaa, et me oleme teinud selliseid koolitusi ka juba nüüd peaaegu 20 aastat, mis on Jaapaniga seotud, et erinevad teemad siis toidu valmistamisest kalligraafiani või ikebana või trummid või mis on iganes, et need ühendanud neid inimesi, kellel on mingisugune Jaapani oskus ja siis aidata neil jõuda siis teisteni, kes soovivad midagi õppida. Nii et oleme teinud igasugust koolitusi ja üritusi päris palju. Väga põnev on ka, Maret, sinu teekond Jaapanis. Sina oled seal ka päris palju elanud, aga mitte vist väga nagu jutti pikalt, vaid sa oled sükseid lühemaid sutsakaid teinud sinna. No jah, seda peaks nagu kohe õiendama ära selle asja, et tegelikult ma ei ole seal pikalt üldse elanud. Kõige pikem periood oli pool aastat vist. Aga need erinevad korrad kokku teevad ikka juba mitu head aastat. Eks sealt nagu tiksub jah niimoodi, sest me käime niimoodi tavaliselt kuuks ajaks, sest lühemat aega ei ole mõtet ja pikemalt siis hakkab tüütama. Et kuskil 3 nädalaga me oleme vaadanud, et hakkab nagu piir ette saama, sellepärast, et meil on väga tihe programm. Pojaga ma käin. Et pojaga me olimegi see pool aastat, kui ma oma doktoriõppe ajal seal olin pikemalt ja sellest on nagu jäänud meile, tema on täielik Jaapani sõltlane selles mõttes. Et eks see niimoodi on, et lastele kui varajases nooruses nagu tutvustad mingit sellist kohta, kus nad nagu toimetavad, teised lapsed tekivad sõbrad ja igasugused muu sinu ümber, et siis lihtsalt enam lahti ei saa sellest. Et selles mõttes ma ei ole seal pikalt elanud, aga ma olen tõsiselt Jaapaniga tegelenud aastast 1989, ehk siis kui ma õppima asusin keelt ja kultuuri. Ja sa otsustasid selle kasuks või kuidas sinuni Jaapani jõudis üldse? Enne kui sa sinna läksid? Jah, et ütleme niimoodi, et minuga oli pigem lugu selline, et juba päris väiksest peale mulle meeldisid keeled. Ja esialgu kuskil mingi alates 10 või 12 aastasest ma tegelesin rohkem saksa keelega ja väga intensiivselt, nii et vabandust väga, et ma nüüd selle välja räägin, aga kui ma Tartu Ülikooli läksin pärast keskkooli, siis pidi ju seal või sai edasi õppida ainult võõrkeelena seda, mida olid keskkoolis õppinud, aga mina valetasin, et kuna seal oli meil diplomil oli võõrkeel ja see oli mul 5, tegelikult ma õppisin inglise keelt keskkoolis. Ja siis ma olin kogu aeg tegelenud ja niimoodi ma sain ka Tartu Ülikoolis õppida saksa keelt teistega, kes olid keskkooli lõpetanud. Mina õppisin Tallinna Ülikooli saksa filoloogiat. Et siis oli alguses oli saksa keel ja siis oli inglise keel ja siis oli nagu loogiline, et kui tekkis nagu variant, et Eestis esimest korda nagu mingisugusel kõrgkooli tasemel õppida jaapani keelt ja sinna juurde ka kultuuri ehk seda konteksti, siis ja kuna mind kutsuti sinna, see oli siuke värskelt tehtud erakõrgkool ja siis Rein Raud nagu kutsus ühel mingil täitsa suvalisel, tutvusin taga hoopis mingite kunstnike ja kirjanike seltskonnas, et see meil tuleb niisugune väga lahe asi ja oli vaja nagu inimesi sinna, ega see ei olnud nagu niimoodi, et avame jaapani keele ja kultuuri eriala kuskil Euroopa esimeses erakõrgkoolis, lääne vaatest, eks ju, Ida-Euroopas oli see esimene ja siis, et sinna oleks nagu mingi massid tulnud, et ei olnud. Kuidas selle jaapani keeleõppega on, sa just mainisid mitu korda, et keelt ja kultuuri, et kas on nii, et sa jaapani keelt tegelikult ilma selle kultuuri õppimata ja ei õpigi? Tegelikult on iga keelega niimoodi. Kui hakata natukene mõtlema, sest et kui meie õpime, eks ju, tavaliselt õpitakse ju praegu väga palju inglise keelt või tarvitatakse ja siis teisi Euroopa keeli, saksa, prantsuse, hispaania, siis me oleme kristlikus Euroopa kultuuriruumis, see ei ole meile võõras kultuuriruum.
aga kui me läheme kuskile mujale, ükskõik kuhu, kas või näiteks ma kujutan ette, inglise keelt võid osata, aga näiteks Ameerikas sa pead ikkagi väga konteksti teadma. Või Austraaliasse minnes selle sama inglise keelega, eks ju. Ja seal on ka omad variandid, nii et see ei ole minu meelest üldse imelik, et Jaapani või ka näiteks hakata õppima näiteks hindi keelt, palun väga India kultuur, niivõrd vana kultuur või Hiina keelt, sa pead ikkagi natuke teadma ja meile koolis ei anta neid teadmisi. Ei antud nõukogude ajal ja nii palju, kui ma praegu tean, nendest teemadest isegi ajaloos libisetakse üle, sellepärast, et ei ole aega käsitleda. Sellepärast on vaja. Aga räägime natukene su raamatust ka. Ma jõudsin seda kahjuks, kuna ma alles sain selle, ma natukene jõudsin seda kiirelt küll sirvida, aga lisaks sellele, et sa üleüldiselt, kuidas seal eluolu kõik on, sa räägid ka päris sellistest ühiskondlikest, võib-olla mitte nii meeldivatest teemadest või võib-olla sellisest valupunktidest. Täiesti tegelikult ausalt öeldes peatükkide pealkirjade järgi vaatasin, mis võiks olla need teemad, mis nagu neid puudutavad, et võib-olla räägid lühidalt, et kuidas see raamat üldse sündis ja miks sellised teemad just? No see on tegelikult ju väga vana raamat. Jah, seda küll, kuigi ma nüüd täpselt ei saanud aru, midagi on siin täiendatud hiljuti üsnagi. No asi on selles, et see raamat ilmus tegelikult 2011, aga kuna ta on osutunud nii hirmus populaarseks ja siis tuleb välja, et teda müüakse kuskil althõlma ja ma ei tea, igasugustes veebiportaalides mingi mitmekümnekordse hinnaga juba, et ta nagu kättesaamatu, siis Petronega me mõtlesime, et ikka peab nagu paberil ka nagu ikka või uuesti nagu välja laskma, aga see, millega ma rahul ei olnud, oli just see vorm, millest ta oli, ehk siis kuna ma ise nüüd peale selle, et minu põhitöö on raamatute tõlkimine ja eesti keele toimetamine, ehk siis ma olen eesti keele toimetajaks õppinud, siis ma toimetasin ise täielikult selle teksti ümber, nii et ma nüüd olen rahul nagu sellega. Et see on lihtsalt tehtud, aga see, kuidas raamat sündis, oli see, et Epp lihtsalt see oli ikkagi juba nende raamatute sarja päris alguses, kui natuke mõelda, eks ju, et neid ei olnud siis veel nii palju. Ja siis oli nagu pakkumine, et ma võiksin äkki teha ja nii kui ta selle ütles, siis mul tegelikult see, mingi päevaga oli mul see niisugusel kujul, nagu ta praegu on, see sisukord oli juba koos. Ja minu mõte et sa olid juba täiesti nagu see oli mul kerinud juba peas palju ja kuna see raamat ei ole tegelikult reisiraamat. Ei, kindlasti mitte. Ja see oligi nagu minu üks eesmärk, et ma tegelikult natuke väljusin nendest raamidest. Paha aimamatu kirjastaja ei teadnud seda hetkel, aga mu meelest see õnnestus päris hästi, et ma tahtsin tegelikult kirjutada Jaapanist ja siis ma lihtsalt tegin need teemad, panin ka, ütleme, kronoloogiliselt niimoodi paika, et ma saaksin teatud reiside puhul, mida ma olen sinna teinud, teatud kogemustega seoses rääkida nendest asjadest, mida ma tegelikult olin sinnamaani juba 15 aastat ülikoolis oma üliõpilastele rääkinud Jaapani ühiskonna loengutes, eks ju, et lihtsalt ma mõtlesin, et see on võib-olla väärt nagu teadmist sinna juurde, aga et siis seda nagu sobitada kuidagi sellesse raamatu formaati ka, eks ju, et kuna see on ikkagi reisiraamatute sari, siis sellepärast tuli nende reisidega, et see ei tähenda nüüd, et pärast 2011 me ei oleks Jaapanis enam käinud või et ei oleks nagu veel lugusid, aga mu meelest on see lihtsalt see lõpp, kui viimase leheküljeni jõuab lugemisega, siis võib-olla saab aru, et sinna ei sobi enam ühtegi peatükki juurde kirjutada lihtsalt, kuigi oleks, eks ju loomulikult. Ja tuleb nagu, ma praegu kirjutan teist raamatut Jaapanist, mis ei ole mingisugune reisiraamatu formaat, mis on just nimelt Jaapani kultuurist, ühiskonnast, isegi poliitikast eraldi teemadena, see on juba päris niisugune teine projekt. Ei ole enam nii kerge lugemine. Ei, kindlasti tahaks ikkagi sellist loetavat. Mulle endale ei meeldi, nagu ma olen piisavalt palju akadeemias olnud ikkagi üle 35 aasta, enne kui ma sealt ära tulin, et ma ikkagi pean väga lugu sellest, et saaks nagu ka võib-olla keerulistest teemadest peabki saama lihtsalt rääkida ja arusaadavalt, eriti nii huvitav teema nagu ütleme Jaapani kultuur ja ühiskond, milleks seda asja veel keerulisemaks ajada.
ei, hästi põnev oli, ma tegelikult saingi selle eile kätte ja kontoris lugesin siin, sirvisin seda ja mõned korrad niimoodi, kuulge teate, me istume mitmekesi seal, kas teate, mis Jaapanis on või seal on nii ja nii ja nagu mingid siuksed täiesti minu jaoks nagu nagu teemad tulid ja kõik olid meil toas nagu mingi päriselt ka või. Et täitsa nagu palju siukseid nagu enda arust tead Jaapanist juba päris palju ja tekkisid ikka sellised, kas tõesti? Aga seal on kindlasti mõningaid asju, et peame ikka meeles, et see on 2011 aasta raamat, et Jaapan on pärast seda ikkagi 15 aastat edasi läinud ja seepärast ongi nagu, et mul nagu tekkiski paar aastat tagasi siin juba tunne, et on nagu vaja, kuna eesti keeles ei ole nagu mingit sellist head asja, et Jaapanist nagu kõnelevat asja minu teada vähemasti mina ei ole nagu märganud, et ma olen nagu kirjandusega päris hästi kursis, aga Kertul on raamat ka Jaapanist. Jaa. Sinu oma on pisut uuem. Ei, minu oma ilmus varem. Varem või? Jaa. Okei, vabandust. Räägime sellest ka natukene, jah. Kõigepealt pealkirjast, et mida ma mõtlesin selle õhkkriisiterade vahel. Et see natuke iseloomustab võib-olla jaapanlasi ja nende kommunikeerimisviise, ei suru oma arvamust peale ja alati jätad teisele inimesele ruumi ja õhku reageerimiseks, oma arvamuste nii jõudmiseks. Ja raamatut kirjutades ma ka proovisin seda joont hoida, et ma ei suru nagu oma isiklikku arvamust peale, et ma kirjeldan mingisuguseid asju, et nad on justkui haikud, et kirjeldab mingit situatsiooni ja inimene suudab ise sealt oma järeldused ja omad mõtted siis moodustada. Mul kahjuks ei ole õnnestunud sinu raamatusse üldse süveneda, ma ka ei leidnud väga palju mingeid häid nagu kellegi arvustusi, et kus keegi oleks midagi, et selle raamatu Epp mulle armsasti saatis kõik, aga sinu raamatu järgi ma vist pean poodi minema, kui seda veel saadaval on üldse või ei ole, on ja? Siis peab raamatu kokku minema sinu raamatu järgi. See on läbi müüdud ammu, jah. Mis aastal see ilmus? 2010, jah, et see oli just aasta varem. Ja peamiselt räägid siis oma elust seal 8 aasta jooksul, jah? Jaa, et meie oleme oma perekonnaga seal teinud siis terve siis selle elutsükli välja arvatud matused läbi, eks. Et kuna meie poeg ju sündis seal, eks ole, et kõik sünnist saadik, et kuidas toimub Jaapani ühiskonnas, kui laps sünnib, mismoodi, et isale pannakse palka juurde näiteks või et kuidas emad toitakse haiglas ja kuidas siis kõik ümbritsev perekond, kuidas nad kõik käituvad ja kuidas nad seda ema hoiavad ja et emale ei tekiks siis seda tervisemuresid pärast ja stressi pärast ja kõik, ühesõnaga, siis järgmine etapp on, kuidas siis need lapsed lasteaeda lähevad, et kõik see trall, et näiteks me lapsed läksid lasteaeda, selleks, et lasteaeda minna. Seal anti nimekiri, ühesõnaga meiega tehti intervjuud, et laps on piisavalt vääriline, perekond on piisavalt väärikas, et me ei võetaks lasteaeda vastu terve perekonnaga, kõik ülemused pidid ka intervjuul käima. Siuke trall linnavalitsuse tasemel ja siis antakse sulle lõpuks siis nimekiri, et 97 eset, mis sa pead siis lapsele varuma, eks ole, ja kõik koolivorm, eks ole, koolivorm oli tal selline, et punane pintsak ja lipsukene kikilips ja valge bluus ja siis niisugused lühikesed ruudulised püksid ja nendega pidi käima terve aasta läbi lühikeste pükstega, eks ole. Sajab lund, paistab päike, kõik kogu aeg lühikeste pükstega, eks. Siis ja kroonjuveel seal selle koolivormi otsas on selline vildist kaabu, eks niisugune lintidega on ju. Et poeg oli nagu mingi muinasjutu kangelane, käis iga päev lasteaias. Aga et siis kõik see mis sinna siis kaasa tuli veel panna lisaks selle koolivormile oli siis 25 kotikest. Et kotike palvehelmekeste jaoks, kotike lõunasöögi karbikese jaoks, kotike riisipulkade jaoks, kotike susside jaoks, kotike käterätiku jaoks, kotike tolmulapi jaoks, kotike siis rätiku massaaži jaoks, iga hommiku nad pidid võtma nagu ülakeha palvi jaoks, õues massaaži võimlemist tegema, eks ole, päike, lumi, ükskõik mis, ühesõnaga karastus. Ja ülejäänud mammad kõik jube uhked, et ei pidanud üldse lapsele veebruarikuus ka veel šokki jalga panema, et lapsed kõik käisid paljajalu terve talv jumala külm. Täiesti külm.
aga lapsed olid terved kõik ja kõik oli hästi, aga mõelge, see 2-aastane või 3-aastane, kes sinna lasteaeda läks, ta pidi orienteeruma, et mis sa sinna sellesse 25 kotikesse paned. Et niimoodi hakatakse seda niukest Mr. Japanese ja Mrs. Japanese'i kasvatama juba lasteaiast saadik, et ta siis sellest ühiskonna ilusasti vormidesse kasvaks, eks ole. Ja meie siis kasvasime koos lastega niimoodi, et proovisime siis selles asjast kõik selles organisatsioonis, selles aru saada, eks ole. Lapsed ilmselt said kiiremini selle külge ja selgeks, kui... Ja siis see kooliminek ja kõik tööelu, eks ole, abikaasa oli ju seal firmas. Ta oli küll sportlane, aga ta oli ühes farmaatsiatehases nagu töölisena tööl, eks ole, et kõik, kuidas need lepingud kirjutatakse, kuidas palgad pannakse seal ju selle järgi, kui vana sa oled, eks ole, et mitte selle järgi, missugused su mingisugused oskused on või staaž või midagi. Staaži järgi ta ikkagi hakkab kasvama, eks ole, et see on ju vanus ju konkreetselt, aga et alguses sa oled 28-aastane, sa saadki tehase töölise palka, 28 aasta vanune ja siis leping oli 100 lehekülge pikk vist jah, et kõik asjad, mida sa ei tohi teha, eks ole, et mida sa ei tohi teha, ja siis nad proovisid teda ka ikkagi hakata seal väga vormima siis selleks Mr. Japanese'iks, aga minu mees on selline kange Eesti mees, et pani ikkagi sarved vastu ja et kui ta on tuliingeline sportlane eluaeg olnud ja siis teda hakati ikka öeldma, et tead, kõigepealt õpid jaapani keele selgeks ja siis me teeme sinust keemiklaborandi. Kes nagu see perspektiiv, et sa pead jaapani keele kõigepealt selgeks õppima, mis ei ole lihtne keel õppida, eks ole, me Maretiga teame ise, et see on ju tohutult aeganõudev eluaegne õppimine, mina õpin siiamaani ja siis, et siis sa selle sportlasele, eks ole, ja siis ta teemast, eks ole, peab ta hakkama jaapani keeles keemiat õppima, et see tundus jaapanlaste jaoks üliloomulik on ja meie jaoks pisut kauge ja võõrast. Aga et sellised situatsioon oli meil nagu iga päev see 8 aastat, et me olime nagu kogu aeg sellises konstantses niisuguses ootuses, et mis põnevat nüüd juhtuma hakkab. Pidevas õppeprotsessis tegelikult ka iga päev. Iga päev, jah. Maret, sinu laps küll koolis seal vist päris sellist traditsioonilise käinud, aga te olite vist nii lühikest aega. Ta oli sul ka mingit lugesin kohta, kus ta sul päevahoid või mingi selline? No ja me läksime niimoodi ära, et tema esimese klassi lõpus, me läksime mai lõpus ära. Ehk siis ta ei saanud esimest klassi lõpetadagi, et ühesõnaga me tegime selle kuidagi kooliga varem ära. Kõik need asjad ette juba Eestis, eks ju. Ja siis sain õpikud ja töövihikud koolist kaasa ja programmi, sest me tulime tagasi ju sügisel. Ja siis ta puudus esimese veerandi täielikult, eks ju, et ta läks nagu talvel kooli siin. Ja loomulikult ega Jaapanis on küll kooliaasta käib seal täie hooga aprillist, aga see ei olnud mõeldav, eks ju, et niisugust asja nagu seal kuidagi katsetada, et ma olin siis lisaks oma tööle põhiasjale, mida ma pidin tegema, olin ma siis nagu koduõpetaja ja see kõikides ainetes, eks ju, mis teises klassis vaja on. See ei olnud üldse tore, sest et laps ikkagi juba teadis, nutikas laps ka, et kooli vaheaeg on ju. Eks ju, et teised lapsed ju, ma ei tea, trillutavad ringi, eks ju, et miks tema peab õppima, aga ma ei kujutanud ette, et ma hakkan nagu septembrist nagu iga päev nagu seda koolitunde tegema nagu selles mahus. Et eks see keeruline oli, aga siis me juhuslikult... Ja tema kohanemine vist ei olnud ka alguses päris lihtne. Ja, see oli ikkagi tõeline kultuurishokk, kuigi ta siin Eestis oli ikkagi sünnis saadik, jaapanlastega harjunud, minu õpilased ja vahetusõpilased, kes käisid meil ja sõbranna, eks ju, ja ta oli nagu väga harjunud ja midagi ta nagu oskas ka jaapani keeles nagu ühte teist öelda, aga see, ja ta väga ootas Jaapanisse minekut, aga juba siis, kui me lennukist maha astusime, ütles ta midagi sellist, et kõik on jaapanlased. et ta oli ainult paari näinud. Ja ta oli nagu näinud võib-olla 5 jaapanlast korraga, aga siis kui nagu ümberringi
ongi, kõik olid jaapanlased ja siis loomulikult ju see tänaval liiklemine, mis on eraldi teema, mida tõenäoliselt kõik need väiksed juntsud nagu sinu omadki, eks ju, Kertu, õppisid elust enesest matkides, eks ju, et sa ei... Ja ma lugesin jah, et sul laps oli alguses häiritud, et mind nügitakse tänava peal, on ju, et miks? Ta ise tegelikult väga siukse aktiivse elava lapsena jooksis niimoodi siksakke tegi ja üldse jooksis tänaval, mida üldiselt ei tehta, eks ju, niimoodi ei jõua mitte kuskile ei laps ega täiskasvanu Jaapanis, et ikka pead selle rahulikult vooluga kaasa minema, et vaatama, kui jalakäijatel ei ole ju liikluseeskirju mitte kuskil maailmas, et kui jalakäijad käivad rivis näiteks, kuigi üldiselt vasakpoolne liiklus, eks ju, et kui nad käivad mitte vasakul pool, aga paremal pool nüüd, siis sa rivistud ka sinna ja võtad ennast sappa ja rahul ei hakka nagu pressima vastu tulijatele. Ainukene liiklusreegel jalakäijatele ongi, et mine massiga kaasa. Just, ja kõige kiirem, igal pool raudteejaamades, metroos jõuad ka kõige kiiremini kohale, kui lähed selle vooluga rahulikult, see vool jõuab kindlasti sinna rongi peale, on ju sulle, aga kui hakkad seal midagi sahmerdama või trügima, siis tekitad lihtsalt segadust ja sa ei jõua mitte kuskil, sest rahvast on nii palju, eks ju, mingist jaamast käib seal paar miljonit inimest läbi, et sul ei ole mõtet seal eestlasena hakata mingeid oma reegleid tekitama, et see oleks ka nagu, ütleme, üks selline reisinõuanne, et kui oled Jaapanis, mine vooluga kaasa, rahulikult jõuad sinna. Et me kõik ju mõtleme, et Jaapanis on palju inimesi, kujutame ette, aga me ilmselt tegelikult kui käinud ei ole, sa ei kujuta ette, kui palju sealt tegelikult inimesi on suurlinnades ikka. Jaa, et jaapanlased on tõelised meistrid suurte inimmasside liigutamisel ja neil on niisugused pisikesed reeglid, asjad, mis toimivad. Näiteks kiirrongi peale, Shinkanseni peale minek, see on ju terve süsteem, eks. Ja need kiirrongid peatuvad igas jaamas ainult 90 sekundit. Seal on lausa abilised, kes aitavad selle süsteemile kaasa minu arust või ei ole või? Kiirrongi peal ei ole. Need on seal metroodes, kus lükatakse. Aga et kiirrongid 90 sekundit ja selle 90 sekundiga peab ühest uksest tulema välja 2 klassitäit lapsi ja 2 klassitäit jõudma peale minna samast uksest. Aga kõik teevad selle ära 90 sekundiga, sellepärast, et kõik teavad, kuidas käituda, kuidas ühte sammu astuda. Seal ei ole nii, et okei, et mul on kott, mul on pintsak ja mul on prillid. Ja siis ma mõtlen, oota, kus mu iste oligi, et kas ma nüüd lähen, kas ma jätan pintsaku selga? Ei. Kas ma panen kotti üles? Ei. Ja niimoodi ma seal istun ja mõtlen ja seisan ja kõik terve tropp ootab. Et sellist asja Jaapanis lubada ei saa endale keegi. Kõik juba teavad enne rongi peale minekud, rivistuvad üles õiges järjekorras, kõik lähevad tšah oma vahedesse sisse ja siis mahuvad kõik need 2 klassitäit korraga peale ja rong juba liigub ja siis hakkad pintsakut ära võtma. Ja suudetakse teha, et muidu kui mina hakkan oma pintsakut ära võtma, siis terve see rongisüsteem nagu doominud kukuvad ja tekivad õnnetused, tekivad hilinemised, kõik asjad. Aga tänu sellele, et kõik suudavad koostööd teha, et jaapanlased nagu on nii oskuslikud koostöös ja nad kuidagi on selle ühiskondliku harmoonia hoidmisel, nad peavad ise ennast nagu tagasi suruma, aga nad teavad selleks, et see ühiskondlik harmoonia hoiab, mina tõmban oma oksad koomale ja lasen selle teise inimese ka enda kõrvale. Et kõik on nagu pisike ju seal, eks ole, toad on väiksed, prügikastid on väiksed, vannid on pisemad, koridorid on pisemad, aga et ükski ei laiuta oksad laiali, nagu meie oleme siin Vargamäe Andresed, et mina seisan oma mätta otsasid veel, mis tahan, eks. et vaadake teie ise, kui ta hakkama saama. Et Jaapanis nagu alati hoolitakse kõrval inimese eest, et kui sina viskad ühe kivi, siis sa tead, et tiigis see järellainetus läheb tsunamiks, eks ole lõpuks, aga keegi seda kivi ei viska, et kõik hoiavad tagasi. Et see on nagu see, mis nagu Jaapanis mulle nii tohutult meeldib, et seal on lihtne tööd teha. Lihtsalt inimestel tuleb need reeglid nagu juhendada, öelda, et võt, kui on vaja järjekorras seista siin nende jalajälgide peal metroos, siis seisate kõik siin järjekorda. Eestlastel on jube naljakas alati alguses. Issa, me oleme nagu lasteaia lapsed, et andke nöör ka veel kätte. Aga mingi hetke pärast kõik märkavad, et jube lihtne. Et tegelikult toimib ja väga hästi. Mis teie arvates on see, mida peaks inimene juba enne, kui ta üldse hakkab, ma ei tea, lennupiletit broneerima või mingit reisi broneerima. Mida ta peaks nagu Jaapanis teadma enne, kui ta oma otsuse teeb, et kas ta ikka on nagu, ma ei tahaks öelda, et kas ta on õige inimene Jaapanisse minema, iga inimene võib Jaapanisse minna, aga kindlasti on see mingi tüüp inimesi, kellel see võib-olla ei sobi
ma arvan, et see sobib kõigile, aga inimene peabki endale selgeks tegema. Meie teeme grupireise, et kas inimesele sobib grupiga reisida. Noh, et kui nad tulevad koos meiega või ta tahab ise individuaalselt minna. Ja kui ta individuaalselt otsustab minna, siis ta võiks endal kodutööd kõvasti teha. Et ta ei hakkaks siis seal koha peal raiskama aega, minnes sinna kohta, mida sotsiaalmeedia on kõik üles paisutanud, et sinna peab kindlasti minema, seal on meeletud rahvamassid. Aga inimene teeks endale ise selgeks, mis teda huvitab. Et kas ma tahan minna teetseremooniale või ma tahan minna Ikebanaste või ma tahan templiste ööbima minna või ma tahan mägedesse ronima minna, ma tahan Jaapani nendesse ryokanitesse võõraste majadesse minna, et mis teda huvitab. Et kui ta on selle eeltöö endale ära teinud, siis sobib igale ühele. Et Jaapanis on nii palju põnevat, moodsat, iidsat, kõike on. Kuidas sulle tundub, kas Jaapan on üldse individuaalselt reisitav? No kindlasti ta on reisitav, aga kas ta on lihtne? Mina arvan, et on lihtne, meie oleme, muidugi võibolla ma olen natukene teadlikum, aga te olete mõlemad nii palju käinud. Aga sellegipoolest meie teeme alati, et mina olen see dirigent on ju, aga mul on ju reisikaaslane kogu aeg üks ja sama, eks ju poeg, et meie teeme ikkagi väga põhjaliku kava. Isegi meie teeme, me ei lähe sinna, et võtame kuuks ajaks korteri, siis lendame kohale, siis hakkame seal nagu Kertu kirjeldas, et pea laiali otsas kuskile jooksma või midagi vaatama. Meil on, pigem on nagu topelt palju välja otsitud asju, kuhu me läheme, olgu see mingi festival või mingi asi, mida me tahame minna ja siis me nagu seal koha peal vastavalt sellele jälle, ikkagi tekib mingi hetk ka üleküllastumine ja reisiväsimus ja tahaks võibolla ühe päeva nüüd, mis oli planeeritud, ma ei tea kuhu on ju, kus võibolla õnneks ei ole nagu meil väga palju ei ole alati ette broneeritud asju või juba välja ostetud, ma ei tea, ööbimiskohti. Et siis saab äkki midagi ära teha, sealt nihutada, muuta, aga põhiline, mida ma ütleks, et enne, kui inimene tõesti läheb esimest korda, kõige esimene asi, oleks mõelda aeg, millal sa lähed. Mina soovitan mitte minna nendel aegadel, kui on Jaapanis koolivaheajad, ehk siseturism on ju on niisugune, et rahvamassid voogavad koolivaheajad märts, aprilli algus, ehk siis kui kirsid õitsevad. Siis on kõik tahavad minna. Just, aga siis on kõik kohad on ju busside kaupa, töökohtade kaupa, koolide, lasteaedade kaupa liiguvad jaapanlased ise. Mõtlengi, et siis on ju nii siseturist kui välisturist on sellel ajal nagu massidena. Just, sa ei saa siis broneerida, siis on kõige kallimad ööbimiskohad, korteri hinnad lähevad üles, kõik lähevad üles on ju ja lisaks sellele sa pead seal massid tõelises, see ei ole nagu Eesti mingi massid on ju, vaid see on ikkagi nagu rahva, seal ei trügita, nagu Kertu kirjeldas ka, et väga hästi, et kõik tõmbavad oma oksad nagu kokku, teevad ennast hästi pisikeseks, väga tsiviliseeritult, organiseeritult trügivad nii-öelda, aga ikkagi trügivad, eks ju, inimesi on palju ja siis teine, üks on siis see märts-aprill, kus ma ei soovitaks, kui väga nagu sihikindlalt ei tahaks kuskile minna, ma ei tea, ja juba on pikalt, ma ei tea, pool aastat ette broneeritud ööbimiskoht kuskil kirsside vaatlemise kohas on ju, mingis heas spotis on ju. Ja teine on siis loomulikult see suvine vaheaeg, eks ju, juuli ja eriti augustikuus on ju Obon surnute püha, mis on selline masside liikumine jälle, et lihtsalt ei ole mõistlik ja kõik kohad on täis, näiteks kui sa tahad Kyotosse kuskile kas või mingisse kõige imelikumasse, väiksemasse hostelisse kohta, siis sa ei saa seda lihtsalt. Enam ei saa ja ongi kõik, et on mingid sellised perioodid, kus lihtsalt on nagu liiga palju seda siseturismi ja teine on muidugi see maikuu alguse kuldne nädal, siis ka ei tasu minna üldse. Siis nagu liigutakse ka Okinavalt Hokkaidole, Hokkaidolt Okinavale, kõik jaapanlased kuskile liiguvad on ju. Et see on umbes sarnane nagu Hiinas on, ütleme Hiina uusaasta ajal, kus on see tohutu masside, ummikud ja mingid, ühesõnaga ei tasu minna. Aga millal oleks nagu kõige parem aeg minna. Et kui me rääkisime just, et praegu just nendest, millal tasu minna, siis kindlasti see ülejäänud aeg kõik nagu tasub minna, aga millal nagu eriti tasuks minna? Ma kujutan ette, et sügis võib kui mina olen 15 aastat praegu
konkreetselt tegelenudki inimestega sinna Jaapanisse minekuga, siis meil on ikkagi 2 head aega, ongi kevad, on märtsi lõpust kuni maini ja teine on oktoober kuni siis novembri keskpaigani. Et mis on nagu kliima poolest kõige ilusamad, looduse poolest kõige ilusamad, suvel mina ei soovita minna, et lihtsalt liiga palav on ja see on nagu minu enda kogemusest, et seal see Jaapani suves elamine, meiesugune Põhjamaa inimene nagu muutub lihtsalt süldiks seal, et see nii palav ja nii niiske on ja iga aastaga läheb Jaapani suvi läheb aina kuumemaks, et jaapanlased ise seal nagu kõik ütlevad oma suve kohta, et suvepõrgu ja et nüüd on juba üle 100 päeva aastas on kuumus on üle 30 kraadi, mis on mega kuum, et lihtsalt see on füüsiliselt on ebamugav reisida, aga et mis mina soovitan kevadele, meie oleme läinud nendest tipp-populaarsetest kohtadest, mida sotsiaalmeedia hullult üles pushib ja oleme läinud kõrvalradadele ja äärealadele ja seal ei ole mitte mingit probleemi. Imeline Jaapan, imelised inimesed, kes sind ootavad, nad ei ole väsinud, nad ei ole tülpinud nendest turistidest, me käime väga, väga erilistel pisikestes paikades ja ehe Jaapan on igal pool ja võõrastamaad ja kõik on täiesti veel olemas, nii et ei pea muretsema. Ja aga sa Gert ütlesidki, et märtsi lõpust, eks ju, sest 1. aprillist hakkab kooliaasta peale. Nagu meil on 1. september, on neil 1. aprill ja see ei ole mingi nali. Et siis ongi, lapsed on koolis ja vähemasti ei ole neid lasteklasside, need tõesti ummistavad igal pool neid temple, neil on kooliga klassiekskursioonid käivad ja terve aprillikuu nad tegelikult käivad klassiekskursioonid, nad on nii toredad alati, nad on nii ilusasti rivis on kõik ja tänapäeval nad on nii mugavaks läinud. Näevad kõik hästi nunnud oma koolivormides välja. Et nendel on, nüüd on tehtud Jaapani ühiskonnas ka mugavamaks, et on mikrobussidega pannakse üks mikrobussi täis ja sõidavad nendega, no muidugi on suuri busse ka, aga et need Jaapani koolilapsed on, nad on nii viisakad ja nii ilusasti peavad ennast üleval, et palju suurem mure on meil alati igasuguste suurrahvaste suurgruppidega, et nendega on päris tüütu seal rinda pista, aga tasubki natuke kõrvale minna ja mitte nendesse pearadadele ja saab väga hästi. Aga mis see kõige sellisem parem pikkus üheks, ütleme esimeseks võib-olla ka paljude jaoks ainukeseks Jaapani reisiks on, et selge on see, et nädal aega seal naljalt ära ei käi. Või pole mõtet minna nii kaugel, et kas 2 nädalat on selline 2 nädalat on väga hea aeg. 2 nädalat on väga hea aeg, et tänapäeval need lennud on ju ka meil pikaks läinud, eks, et ei ole enam otse üle Venemaa lennata me hetkel ei saa. Ja seetõttu siis läheb ikkagi ju päris pikad on need 13 tundi, eks ole, kas Helsingist või Istanbulist või kust iganes, eks ole, on juba need lennud on juba ise pikad, et siis need ju annavad lisa, aga koha peal võiks olla vähemalt 10-12 ja vahemaad on Jaapanis ju ka väga pikad, kuigi läbitavad on need teinekord ju kiirrongidega päris kiiresti. Jaa, see Jaapanis kunagi, mis võttis Kyotost Tokyosse 3 nädalat jalgsi käimine, võtab tänapäeval 2 tundi ja 15 minutit, nii et see on... Kas võiks öelda, et Jaapani need Shinkanseni rongid on selline täiesti omaette elamus, mille võiks nagu Jaapanis ära kogeda või? Või ei, pigem mitte? Mina olen muidugi süke rongifänn, mulle hullult meeldib. Ma olen Euroopas ka palju rongidega liigelnud ja selles suhtes ma kujutan ette, et mina tahaks selle kindlasti nagu ära teha seal. Jaa, kiirrongid, need on seal niisugune tarbeasi, aga muidugi on seal väga suurepäraseid, et kui sina oled rongide fänn, siis on seal väga ägedaid just neid sellised vaatamisväärsuste ronge, mis seal sõidab Osakast Wakayamasse ja mis on seal igasuguste nunnude karakterite ja väga mugavaks tehtud ja järjest rohkem tuleb neid ronge, mis on just mõeldudki, et sa saad rongiga läbida mingeid vahemaasid, väga erilised rongid on, Jaapan on ka rongide fänn. Seda ma lugesin ka, et need on need Shinkanseni rongid nunnuks teinud nii-öelda, et seal on lausa mingid pandaistmed ja ma ei tea, mis asjad veel, et... Ja, et see on erinevates piirkondades, näiteks Kyushu saarel sõidad, et seal on Sakura ja siis kuskil mujal on mingi teine rong ja kõik on temaatilised ikka, jah. Aga see rongisüsteem iseenesest on eestlasele päris keeruline, et meil on ju siin ainult mingi Elrondi porgandid, millega minagi täna Tallinna tulin, eks ju.
aga nendel on seal erifirmad, on eks ju riigiraudtee, nagu meil on ju riigiraudtee, aga neil on siis veel eraraudteed ja isegi ütleme Tokyo metroosüsteem on ju selline, et seal on firma, mis on Tokyo metroo, aga siis seal on veel teised liinid ja kui sa nagu mina alguses topukesena väga ei teadnud sellest metroo asjandusest, kuidas see on, esimese korraga ostsin vist seal Tokyo metroo, muidugi pakuti kohe kuupilet, mõtlesin saan sõita, siis muudkui sõidad seal ikkagi väga suuri tiire teed, kui näed tegelikult, kui hakkad natukene aduma, et sa saad Lääne-Tokyost Ida-Tokyosse tegelikult keskelt läbi mingisuguse eraliiniga, mis ei kuulu sinu sellesse kas või kuu või päevakaardi sisse, et tegelikult seda tuleks ka arvestada, et kes tahab nagu lühikeseks ajaks sõita, näiteks paariks nädalaks, ütleme jääbki ainult Tokyosse, siis ikkagi tasub nagu mõelda ja vaadata täpselt, et kui ostad mingisuguse sellise kaardi näiteks kuuks ajaks, siis kas see katab nagu kogu Tokyos olevat metrood või ainult Tokyo metroo nimelist firmat, mis võib teinekord, kui tahad tõesti nagu ütleme, sa saaksid tegelikult sõita 3 peatusega ühest Tokyo otsast teise, aga siis selle Tokyo metrooga sa kärutad seal põhimõtteliselt nagu see JR-i see roheline ring on, eks ju, et põhimõtteliselt kuskilt ringi sõidad, mis on tegelikult, mina näiteks lahendasin tookord selle ära, kui ma sain oma veast aru, et ma lihtsalt kõndisin jala. Üldse ei olnud, jaapanlased ei kõnni ju jala maa peal. Nad ikka lähevad ühest metrooaugust sisse ja tulevad teisest välja maa peale, sõidavad seal maa alla, aga siis ma avastasin, et üldse ei ole kaugel. Ja pealegi ma näen linna. Et see on ka variant, et arvata, et nüüd on nagu ainuke variant on metrooga seal sõita, ei vasta tõele. Käige jala. Absoluutselt. Aga kui nüüd ütleme 2-nädalasel Jaapani reisil, kui Tokyost nüüd rääkida, kuidas sinul Kertu reisidega on mitu päeva? Te kindlasti ju kõikidel reisidel olete Tokyos ka. Jaa. Et ma saan aru, et tegelikult võiks seal raudselt nagu 2 nädalat ülisisukalt ka ära veeta ühes linnas, aga et kui sa tahad muud Jaapanit ka näha, et mitu päeva see võiks olla, millega nagu Tokyoga arvestada? No meie olemegi teinud oma reisid niimoodi üles ehitanud, et me oleme Tokyos võib-olla 1,5 päeva ja need inimesed, kes tahavad ise kauem olla, siis me võimaldame nendele, kas lennupiletid anname nagu... Tuled varem kohale, eks? Võivad tulla varem või jääda kauemaks või mis iganes, et Tokyot saab väga ilusasti omal käel päris palju avastada. Et Tokyos on see metroo liikumine, et nüüd on need suikakaardid, mida võib endale telefoni äppi võtta, piiksutad läbi ükskõik mis metrooga saad sõita, väga lihtne. Puust ja punaseks, värvid, numbrid, isegi ingliskeelsed kirjad, et kui meie Maretiga läksime sinna elama, siis ei olnud ju ühtegi ingliskeelset kirja. Ei olnud Google Translate'i. Tänapäeval on olemas Google Translate, ükskõik kust vaatad, Tokyos on juba ingliskeelsed kõik kirjad olemas, seepärast meie elasime ju Hiroshimas, eks ole, täitsa maal, riisipõldude vahel, keset seda, kus poodi läksid, sul pidi sõnaraamat kaasas olema, sellepärast, et alguses ei saanud üldse aru, eks ole, mis need toiduained on või mis see on, aga tänapäeval on nagu, Tokyo on nagu väga tehtav. Aga meie just, oma reisidega me proovimegi inimesi just Tokyost natuke nagu kaugemale viia, et need kohad, mis on nagu iseenda jaoks nagu keerulised minna, igasuguste logistiliste asjade poolest ja olemegi siis, näiteks käime päris palju Shikoku saarel, siis praegu just tulin, üks minu lemmikkoht Jaapanis on Yakushima saar, mis on ka UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud looduse ilu poolest, kus on vihma sajab 35 päeva kuus ja puud on nii vanad, et seal on mõned puud, mis on 7000 aastat vanad. Nii et kui me mõtleme selle peale, et nad on vanemad kui Giza püramiid ja mida nemad on näinud ja mida nad on, kus nad nagu on olnud ja kui hästi seda saart on hoitud, et milline loodus seal on, et sa võid minna igast allikast juua seal samas, et maailmas on nii vähe veel selliseid puhtaid kohti ja Jaapan, et me võib-olla ei seosta seda loodusega, et me mõtleme kõik Tokyo peale, nagu sa siin mitu korda oled küsinud, eks. Modernsus ja kõik see nagu, võib-olla mingid templid ja midagi, aga et seal võiks olla nagu selline džungel või metsik loodus. Midagi muud, Jaapan minu jaoks ongi need mäed, loodus, need vanad iidsed templid, kus sa kõnnid sinna üles mägedesse, jalutad. Jah, et Tokyos 1,5 päeva, Kyotos me oleme natuke kauem, 2,5 päeva tavaliselt see vana pealinn siis, et seal on lihtsalt nii palju näha ja nii palju teha
et me oleme siin teinud sazen meditatsiooni siin ühes väga ägedas templis, oleme käinud inimestega, kes meil on seal üks tore ikebana-õpetaja, kes nagu jaapanlaste meelelaadi avab läbi ikebana kogemuse või teetseremoonia või ühesõnaga kõik need sellised tegevused. Ja siis olemegi maakohtades just, et kus see külalislahkus on veel nii ehe ja need see rahvas veel ootab sind, et ta nagu on nii õnnelik veel ja see Jaapan. Ma just tahtsingi küsida tegelikult ka, et kas jaapanlane on külalislahke tegelikult? Väga külalislahke on ja. Et kas ka isegi piirkondades, kus juba nagu tohutult käib turiste läbi? Ja nagu... Suur muutus, mis on Jaapanis olnud nüüd viimase 5 aastaga on see, et Jaapani rahvastik on tohutult vananenud ja noori ei jätku. Ja nad on võtnud tööle nüüd esimest korda võõrtöölisi. Nepal, Bangladesh, Tai, kõik nii edasi. Ja teenindussektorisse on tulnud väga palju töötajaid mujalt. Ja kõik on ilusasti jaapani keele ära õppinud, kõigil on õpetatud viisakusreeglid selgeks, külalislahkus selgeks, nii et toimivad päris hästi. Aga Tokyo on hästi rahvusvaheline linn, seal elab miljoneid välismaalasi. Aga just ma hästi julgustan inimesi, et minge väljaspoole Tokyot, avastage seda päris ehedat Jaapanit ja see on nii võrratu, nii sõbralik ja nii armas. Aga kui nüüd turist kõrvale jätta ja teie mõlemad olete seal nagu, kes lühemad, kes pikemat aega elanud, kuidas nad nagu, kuidas see väljend oli, Kaijin, et see siis tähendab, eks ju, välismaalast. Pööramaalane, välismaalane. Et kui hästi nagu teid tol ajal vastu võeti ikkagi? No ma pigem võõrastavalt või? Ei, ma ütleks selle sõna kohta, see Kaijin, ta on ikkagi algselt tähendab muulane. Yeah. Mis on natuke nagu ju sellise nüansiga, et ei ole nagu väga tore. Õige sõna on Gaikokujin, on välismaalane, mis on nagu standardkeeles. Kui sa arvestad ükskõik kus maal, mitte ainult Jaapanis, arvestad kohalikega, näiteks põhiline on ikkagi see, mille vastu ma kujutan ette Euroopast minejad, nii nooremad kui vanemad võivad eksida, on see, et liiga lärmakad ollakse avalikus ruumis. Et isegi oma kodus sa ei tohi väga lärmakas olla, sellepärast, et seinad on nii õhukesed, et naabreid mitte häirida. Et natuke peaks selle peale mõtlema, et kellel on ikkagi selline Jeeriku Pasuna moodi hääl, sellel ma üldiselt ei soovita Jaapanis kas üldse minna või siis kogu aeg peaks nagu mingi enesetsensuur peal olema. Et seda näiteks tänaval, eriti ühistranspordis, et võid mõelda küll, et oma sõbrannaga või sõbraga on ju seal vestlen on ju rongis, aga kui sul on selline kõlav hääl ja sa ei saa sellest aru, et selles ruumis ühistransport, avalik ruum, seda Jaapanis ei tehta. Telefoni ei kasutata niimoodi ühistranspordis, selle vastu alati, kui ma olen Jaapanis näinud, alati näen rongis, ei. Issa meil läheb ühistranspordi kõik istuvad nagu ja mitte ainult istuvad, vaid sa ei või rääkida. Praegugi rongiga, porgandiga tulin, vastas istus mingi Venemaa daam ja terve see tee ta pläkutas kõva häälega oma mingeid probleeme. See on see, mida jaapanlane mina näiteks ka ei talu seda. Võib-olla sellepärast, et ma olen juba selle põhimõtte nii omaks võtnud ja minu meelest tuleks ka Eestisse ära keelata. Panna sildid peale, et nutitelefon vähemasti, seal on ka, et sa ei tohi nagu valjusti, sul ei tohi sealt, sa mängid midagi või vaatad midagi, jälle kui palju on nagu seda meil siin. Inimesed on nii harjunud, et tal ei ole see kõrvaklappides, see tuleb kõigile. Ja siis on seal mingid siuksed vaiksed, nagu mina tahab oma raamatut lugeda sealt samas, ei saa. Et Jaapanis on see asi niimoodi korraldatud, et kõik peavad sellest kinni, välja arvatud lollid välismaalased. Ja kuna jaapanlased ei hakka seda nagu ütlema, nad on nii viisakad, siis tundubki, et kõik on okei, tegelikult see on üks rängem asi, mille vastu viisakusreegel, mille vastu Jaapanis eksida.
ja seda näeb alati, nagu ma ütlen, iga kord, kui ma käin, me ikka näeme ja me oleme ise vihased, miks ma pean olema nende kahvanägudega ühes pundis, et jaapanlased vaatavad ka, et see on ka, näed, selline gaijin just nimelt. Ma tahaks olla see gaigokujin, see lihtsalt tore välismaalane, kes tuleb ja panustab oma rahaga nende ühiskonda ka, ehk siis annan tagasi selle, mina mõtlen nii, mida mina nendelt sain, sest mina sain ju riikliku stipendiumi ja olen saanud mitu korda neid nendelt ehk Jaapani rahvalt ja mina annan seda tagasi, kui mina käin seal. Et siis mina kulutan oma raha siis seal, et nende ühiskonda panustada, mina mõtlen seda niimoodi. Et võt see on üks asi tõesti, mida nagu peaks kindlasti mõtlema. Või siis ma ütlen, juhul kui oled väga elava loomuga inimene, siis tõmba tagasi või põhiline on see, et kõige parem nõuanne, jälgi, mis ümberringi toimub. Kui teised inimesed ei prööka seal niimoodi, järelikult sina ka ei prööka. Kui on mingi sündmus, kus kõik karjuvad, ma ei tea, midagi hurraa või midagi, ma ei tea, siis võid ka olla elavam, aga vaata, mis ümberringi toimub, eks ju. No näiteks ilutulestike ajal ollakse väga nagu elavad jaapanlased ka, see on hoopis teine nagu sündmus, eks ju. On küll avalik ruum, aga seal ongi inimesed väljendavad oma suurt rõõmu iga ilutulestiku paugu peale või seal tegelikult tehakse imeasju, on ju, mis taevasse joonistuvad, et see ei ole lihtsalt nagu meie mingi 5 minutit tõusaasta ööl, vaid see on ikkagi, mina olen kogenud sihukest 1,5 tundi nihukest eraldi tiimidega, millised kujundid, mis asju tehakse, et see on tõesti nagu üks väärt asi, mida näeb suvefestivali ajal juulis, kuskil 20 juuli ja siis, aga siis on juba, ütleme, ongi see merepäevad ja mis neil on seal, ühesõnaga ongi sihuke nagu väljas toimub üritusi, mis on hästi kihvt. Tasub kindlasti üks kord elus läbi kogeda. Kui nüüd veel sellest rääkida, et mismoodi võiks käituda, kas sina Kertud, et kuidagi oma reisijatele eelnevalt ka mingi sellised, et Jaapanis on nüüd nii, et käituda tuleb nii ja seal tuleb teha nii ja kui me lähme templitesse, siis tuleb teha nii. Kindlasti see on ju kõik vajalik. Muidugi, meil on osa ikkagi sellest, et inimesed, nad on ju lillekesed siit Eesti aasalt korjatud ja pandud sinna Jaapani vaasi. Ja selleks, et nad tunneksid ennast mõnusalt ja nad ei satuks nendesse piinlikesse olukordesse loomulikult, et me näiteks ka. Ja mis on põhiasjad, mida sa näiteks? Hakkame liikumisest peale, et ühesõnaga võtadki järjekorda, eks ole, kui sa seisad selle eskalaatori peal, sa seisad ühel pool, lased teised inimesed mööda, alati rongis sõites oledki vaikne, eks ole, et sa ei räägi kunagi, siis alati näiteks seljakotid sa ei jäta selga, vaid sa paned kõhu peale, et selles mõttes teised inimesed, muidu sa lükkad neid oma seljakotiga, eks ole, et alati kõik jaapanlased panevad kõhu peale, nad kunagi ei hoia. Siis kuidas sa käitud, missugused on, kui me käime kuumaveeallikates, eks ole, milline on seal etikett, et kuidas sa istud seal, kuidas sa pesed ennast, kuidas sa loputad ennast, kuidas sa paned oma juuksed kinni, kuidas sa paned, kuhu sa selle rätikukese paned, ühesõnaga igasugused asjad, kuidas sa paned sussi jalga, milliste sussidega sa lähed WC-sse, milliste sussidega sa käid mujal, tatami peal, kuidas sa käitud. Ühesõnaga see on niisugune transformatsioon, mis toimub inimestes, kuidas nad õpivad kummardama, kuidas nad õpivad märkama pisikesed asju. Et tegelikult seda reisi ajal minu jaoks ongi seda hästi põnev vaadata eestlaste puhul ja eestlased on üldiselt saavad hakkama, eks? Väga hästi saavad hakkama, et on väga tublid. Mina arvan ka, et kui on selline normaalse Eesti lastetoaga inimene, kellele on õpetatud noa ja kahvliga sööma, lihtsalt seal vahetad pulkade vastu ja nuga ja kahvlit sa ka ei topi endale kuskile juustesse või ma ei tea, ei löö mingi keset taldrikut püsti, et ka see on meil nagu täitsa tavaline asi, et siis tulekski käituda nii, nagu Eestis on kombekaks käituda ja see on nagu minust põhiline juhend. Kas Jaapanis kahvli ja noaga ikka saab ka ju süüa? Ei ole vist, ei pea läbima ennem pulkade koolitust. Oleneb kohast. Mõne inimese jaoks võib see päris raske olla. Kui on ikkagi mingi Itaalia restoran, seal on ikkagi... Ei, seal muidugi. Aga räägime toidust ka siis natukene. Kertu, sina tunned ilmselt päris, mitte ilmselt te tunnete mõlemad, aga et kuna sina ka neid koolitusi oled läbi viinud,
et mis teeb sellest Jaapani söögikultuuri nii eriliseks, et noh, tavainimese jaoks tegelikult Jaapani toit on, ma ei tea, sushi ja raamen on ju, tegelikult see ju absoluutselt ei ole nii, see ei piirdu ainult sushi ja raameniga, et. Ja, et see traditsiooniline, vähemalt 2000 aasta vanus traditsioonidega Jaapani söök on ka UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud ja põhjusega. Et nad on see viis, kuidas nad valmistavad toitu, kuidas nad säilitavad toitu, kuidas nad serveerivad seda toitu. Et seal on nagu iga tükikene on tõstetud eraldi altarile, iga tükikese jaoks, ükskõik kas on juurvili, kala, liha, on valitud õige anum, õige kujuga, õigete värvidega, õigest materjalist. Ja see, et sa võtad selle ühe ampsu, et sa nagu tunned seda maitset, iga maitset ja naudid seda. Et söömine ei ole nagu kõhu täitmine seal, vaid see on tseremoonia, mulle tundub. See on nagu, ja seal on nagu see siis selline kaisekeine, mis on siis, noh, ongi nendes Jaapani traditsioonilistes võõrastemajades, ryokanites nagu pakutakse, et see on nagu siuke Jaapani pärase külalislahkuse üks väga suur osa, et seda ma kõigile soovitan, kes Jaapanisse lähevad, et vähemalt üks öö siis olla ühes sellises traditsioonilises võõrastemajas ja üks selline õhtusöök kindlasti proovida, et seal on jah, et seal on midagi hautatud, midagi küpsetatud, midagi praetud, midagi toorest, midagi puust, midagi veest, midagi õhust, midagi maast. Ja et seal on nagu see variatsioon on nii palju, et kõikidest nendest variatsioonidest tekibki see ilus tervikeks. Ja siis kõige lõpuks tuuakse siis see põhiroog, et kõik need eelnevad sammud, mis sinna jõuavad, see 17 käiku ja põhiroog on alati riis. Et riis on see lõpetuseks siis jaapanlaste jaoks see kõige alati püha, eks. Aga kas jaapanlased, mulle kõige selle järgi tundub, et söövad palju? Söövad hästi. Nagu kogu selliselt? Söövad hästi, et võib öelda, et et Jaapanis on budism ja shintoism on need religioonid või usundid, aga et söömine on 3. tähtis, et nad armastavad rääkida söömisest, nad armastavad teha süüa. Ametigi ülekaalulise ei ole Jaapanis absoluutselt mingi teema. No ikkagi on ka juba. No nüüd võib-olla tänapäeval natukene seepärast, et eks see lääne toit ja McDonaldsi purksid ja see on ikkagi ma ütlen, kui 90-ndatel mina Jaapanis hakkasin käima, siis ei näinud veel niisuguseid tüsedaid inimesi, aga nüüd juba jälle noored, eks ju, et ju see ikka sellest trash food on ju, sellest on, see mõikab ikka kõigile. Aga suures pildis Jaapani enda toit on ikka nagu ülitervislik ja väga läbimõeldud kõik või nagu toidugrupid on ju. On jah, et ta on jah ikkagi nagu tekib siis selle kolmiku ümber, mis on riis, misosupp ja siis juurviljad, need hapendatud, mis sisaldavad ensüüme ja siis sinna ümber siis hakkavad tekkima kõik need ülejäänud asjad, jah. Et tegelikult, kui paljud võib-olla arvavad, et Jaapanis, et seal on kala ja mereannid on ju, et tegelikult ei ole ju nii, et seal see laud on nii mitmekesine, et sa saad ka mitte kala armastaja saab seal nagu absoluutselt hakkama. Mulle praegu just meenus, et kunagi mul üks üliõpilane oli, kes oli taimetoitlane ja see oli juba ammu, kui see taimetoitlus ei olnud nagu nii levinud ei siin Eestiski. Ja siis ma mäletan, et tal oli probleeme küll sellega, et ei olnud midagi süüa. Just nimelt sellepärast, et jaapanlased kasutavad ikkagi nendes toitudes kõiges on just nimelt igasugused ikkagi vaikselt on seal sees ja kui sa nagu väga hästi ei tea, kuidas täpselt toitu, et tal oligi nagu sõbranna, kes seal siis nagu niimoodi toidu asjas ennast väga kurssi viis, et mis asjad täpselt, kuidas on midagi tehtud või siis näiteks kui oli tõesti mingi toit, mida ei teadnud kumbki on ju, et kas seal on äkki midagi sees, mis ei ole taimne on ju, siis sai alati nagu küsitud nende jutu järgi, et kokalt või kokad tulevad hea meelega ka, ütleme, et näiteks ma mõtlen seda, et võib-olla siin ongi, et taimetoitlased, sest et neid on ju ka väga erinevaid, eks ju, veganitest ja alates ja seal on väga, väga erinevaid, mida keegi ei taha või ei tohi süüa, et siis Jaapanis võib sellega probleem olla. Ja lastel võib-olla ka, ma kujutan ette, et kui nüüd jätta välja see, et seal suurlinnades on juba McDonaldsid ja muud kohad olemas, et kas lastel võib olla raske nagu minu lapsed näiteks siin, kui ma olen ise sushit koju tellin, nad ei võta suu sisse ka, neile ei meeldi nagu see, just see norileht ja mingi võib-olla toores kala ja selline, et või wasabi, no ei, kindel, ei.
no wasabi, ma seal raamatus kirjutan ka, et minu poisil oli ju ütleme see toidumure ka, et siis see lihtsalt ühes mõnusas kohas minule väga meeldib sushi ja temale hakkas ka meeldima. Siis kui talle õpetati selgeks, ütles kokale wasabi nukki, tõstis niimoodi sõrme üles. Mis tähendab siis ilma wasabita? Ilma wasabita, wasabi nukki ja nagu eesti keeles ütled, eks ju. Ja siis šef ütles hui! Ja siis tegi talle kohe niimoodi ilma wasabita ja me saime väga hästi hakkama ja siis ta seda igal teises kohas ka hakkasime ja siis oli kõik korras. Sinu näo järgi mulle tundub, et sinu lastel ei olnud Jaapani toiduga üldse probleeme. Üldse ei olnud ja no nemad ju kasvasid üles seal ja nende jaoks on see loomulik. Nii et see on jah, nende jaoks on see kodune maitse. Mis sinu lemmik Jaapani toit on? Me teeme väga palju Jaapani toitu kodus ka iga päev praegu ja meile meeldivad igasugused need hotpotid, et erinevad, saab igasugust hotpotte teha, et küll on kalaga, küll on kanaga, lihaga. Muidugi mulle mehed meil perekonnas armastavad väga liha, et nüüd on juba Eestisse jõudnud ka wagyud, et seda saab ka siis väga erinevalt ja väga mõnusasti serveerida ja teha, nii et on väga häid toite igasuguseid. Nii et on. Märet, kuidas sinuga? No minul on jäänud ilmselt ikka see, et esimene kord sai aasta õpitud Hokkaidos, eks ju. Noh ja siis sealt muidugi Sapporo raamen jäi külge ja no raamen on ikkagi jäänud, et see on nagu kindel asi nagu kuidagi, et seal on nagu kõik olemas nagu ja ma alles möödunud nädalal tegin 2 korda kodus raamenit, nii et saab ka siin teha. Jah, tänapäeval on juba päris lihtsaks tehtud, et sa saad erinevaid maade kööke kodus tegelikult väga edukalt õigete asjadega tegelikult teha, et ei pea asendama neid mingite kohalike toodetega, mis ei anna nagu sama tulemust. Geishad, räägime natuke neist ka. Kas sinu programmides geishad ka on sees? Meie oleme käinud kohtumas siis geisha õpipoisi staatuses olevate noorte tütarlastega, keda kutsutakse maikodeks ja meil on nad üsna tihti programmis sees ja olen kohtunud väga armsate maikodega, et nemad on siis 15 kuni 20 aasta vanused ja lähevad siis ise valivad endale selle tee, mida kõndida, lähevad Kyotosse elama, elavad siis seal kuskil Okias, iga päev käivad hommikul koolis ja igal õhtul siis lähevad tööle ja nad on tohutult töökad, nii et nendel on ainult 1 vaba päev kuus ja see pole ka päris vaba, et siis neil on ka ikkagi midagi nad harjutavad, kas mingit pillimängu või tantsu või teetseremooniat või mingit traditsioonilisi Jaapani kunste. Ja välimuselt nad päriselt ka näevad veel tänapäeval samasugused välja, nagu me teame geisha šokolaadi pakendil. Ja, et nad saavad käia ainult need maikod siis just, et maikokesed käivad ainult 1 kord nädalas juuksuris, et siis neil tehakse see soeng pähe ja seda nad peavad suutma hoida terve nädala seda soengut. See tähendab seda, et nad magavad pea sõna otseses mõttes siukse pehmendatud paku peal, see pannakse see kukla alla ja siis peavad seda suutma hoida nii, et see ilus soeng on peas ja siis 1 kord nädalas saavad, kui saavad juuksed siis lahti lasta, et järgmisel hommikul saavad juuksurisse minna, siis saavad normaalselt magada peapadja peal. Et kui ma olen küsinud nende maikude käest, et ma olen üsna mitmetega kokku saanud oma elus, et siis mis ongi siis kõige raskem sinu elus, siis ta ütlevadki, et ikkagi see peapaku peal magamine on üsna keeruline, et kael jääb kangeks. Ja aga kui küsida nende käest, et miks nad on selle elu valinud, neid on hästi vähe alles jäänud, nad on tõelised aarded nii-öelda Jaapanis, et nad ikkagi hoiavad seda Jaapani traditsioonilist kunsti elus ja kannavad neid kimonosid, mis on tegelikult kunstiteos, et meie oleme arvanud, et kunst tuleb panna seinale maal, eks, aga et kimono on ju nagu kunstiteos, mida seljas kantakse, et nad hoiavad seda tegelikult nagu elus veel tänapäeval. Ja siis nemad ongi ikkagi öelnud, et nad on valinud selle tee, et kuigi vanemad on olnud selle vastu, aga et lõpuks ikkagi alati toetavad neid ja kõnnivad seda teed, on loobunud mobiiltelefonidest, arvutitest, tänapäeva kõigest, siis sellest moodsast elust, Starbucksidest, McDonaldsitest ja pühenduvad ainult oma kunstide viimistlemisele ja iseenda lihvimisele. Ja nad on tõesti imetlusväärsed, et tänapäeval on veel selliseid tüdrukuid olemas, kes on ja ma saan sinu jutust aru, et nad on ainult selles Kyotos üldiselt jah, et natukene on võib-olla Kanazavas, aga maikod on ainult siis seal ja neid on vist ainult 50 terve Jaapani ehk et kui neid näha tahad, siis tuleks minna siis ja nendel on üsna selline, no nüüd on natukene vabamaks läinud, aga et ikkagi niimoodi, et sai
näe neid tänaval kindlasti jalutamas, selleks tuleb sul minna mingite agentuuride kaudu siis jõuda nendeni ja nad on olnud ikkagi üsna kaitstud nende agentuuride poolt. Nii et me peame olema väga usaldusväärsed inimesed, et meid lubatakse nendega sellisele kohtumisele. Aga mina olen näinud neid ka lihtsalt niimoodi Kyotos kuskil mõne templi või pühamu juures, eks nad ka ikkagi jalutavad ringi mujal ka, mitte ainult oma seal tänaval, kus nad elavad, eks ju, et aga mida aga pigem ikkagi harv nähtus neid niimoodi võib ikka näha muidugi, et nad ikkagi liiguvad ringi, aga mis ma tahtsin öelda, et mind on nagu alati nagu hämmastanud see huvi geishade vastu, sest et teades ikkagi millega nad tegelevad, eks ju, et nemad ju kannavad traditsiooni. Nemad ei ole prostituudid, mida veel väga hiljaaegu tegelikult seostati, et geishad on ju. Ei ole, kui te naudite Jaapani traditsioonilist muusikat, kotomängu, selline nagu kandle moodi asi, kujutate ette midagi sellist. Jaapani klassikalist tantsu, mida ma arvan, et Eestis väga vähesed üldse teavad, mis asi see on. Ja üldse sellist traditsioonilist muusika on väga oluline nende esinemistes. Jaapani traditsioonilisi seltskonna mänge, mis ei ole sellised nagu mingid meil, mingi potkid noi või ma ei tea, turakas on ju kaardidega, aga kaardimängud on neil klassikalises keeles, on ju, Jaapani keeles. Täringumängud, igasugused mängud, niisugused, mida nad teevad oma päriselt klientidega, kui nad töötavad, on ju peale esinemise, siis meelelahutus seisneb nende puhul ka selles, et nad räägivad, näiteks kui Jaapanis kutsutakse nad, ütleme, mingite ärimeeste tavaliselt ongi, sest see on väga kallis teenus ikkagi, geisha teenus, siis need inimesed mõistavad seda ja naudivad seda. Ka see vestlusteemad, aga tavaline mingisugune suvaline välismaalane, mitte ainult eestlane, aga ükskõik mis, ma ei tea, mida ta ootab, et esiteks ta ei ole prostituut, nii et seda sa ei saa oodata, eks ju, aga mida nad võiksid nautida, ma ei oska öelda. Väga naudivad ikka. Kindlasti, kui on eelteadmised olemas, siis kindlasti võib olla. Lihtsalt oma olemusega ja see imekaunis Kyoto murrak, mida nad on kõik sinna läinud õppima ja mida nad valdavad ja kogu siis nende kehakeel ja see tantsuoskus, mis on niimoodi sissepoole pingestatud, et seal ei ole ühtegi puusanõksutust, eks ole, ja nad ei paljasta ju ühtegi dekolteed ega säärejooksu ega kätt, vaid kõik saab öeldud siis selliste nõtkete, kauniste, graatsiliste liigutustega, et see on väga nauditav. Ja kindlasti, aga ma ütlen, et see nõuabki teatud nii-öelda eelhäälestust, et mitte oodata, ma ei tea, mida sealt on ja et geisha on ja mingi selline nagu oli teise maailmasõja lõpp pärast seda tekkiski ju sellest selline mingisugune väga halb, nagu just nimelt ühesõnaga prostituudid nimetasid ennast geishadeks, kuigi nad ei olnud geishad ja see rikkus nagu geishade mainet, et geisha on ikka absoluutselt midagi muud, on ju, et ta on ikkagi esineja ja traditsiooni edasikandja ja tema selle kunsti nautimine on ikkagi midagi muud. Et loomulikult see inimene, kes nagu ei jaga nagu seda tema keelt, millest ta räägib ja neid mänge, ta võib lihtsalt nagu nautida, kui ta tahab, on ju, ootabki seda, et lihtsalt niisugust traditsiooni heiastust oma toas, eks ju, või kuskil niimoodi esinemas. Aga et ongi, et seda vale aru saama ei jääks nagu sellest, et Jaapanis on ju veel seda traditsioonilist kultuuri, mida iseenesest on turistidele väga keeruline maha müüa, näiteks see sama klassikaline nooteater on ju 800 aastat vana, mis on minu nagu uurimisteema ja millega mina olen tegelenud, siis see on nüüd küll selline, et ma olen nagu teatris kui palju kordi näinud, kuidas nooteatris, kuidas lihtsalt välismaalane, kui ta 10 minutiga magama ei jää, siis ta 20. minutil jalutab minema, sest et tema jaoks on see mõistetamatu, aeglane, midagi ei toimu ja nii edasi. Kui kaua kestab üks nooteatri etendus? Mingi tund-poolteist võib ikka ära kesta. See on ju tavaline. Ei ole, see on nagu ikkagi, kui nagu ikkagi mitte midagi ei toimu, laval seisab ma nii hästi kursis ei ole. Ja siis nagu laulab, joriseb niimoodi madala häälega seal ja väga uinutav on tegelikult küll. Aga et
et selliste Jaapani traditsiooniliste kunstide puhul oleks just nagu hea, kui oleks mingi ettevalmistus. Tänapäeval on ju võimalik näiteks vaadata YouTube'ist seda sama nood näiteks enne või kabukit, et vaadata, kas see üldse sobib, et kas sa peaksid, sest piletid on kallid. See ei ole mingi odav lõbu, aga see, ütleme, kui sa tahad tõepoolest, on sul nii palju raha, et endale geisad kutsuda, siis ka, et sa ikkagi nagu saaksid sellest päriselt nagu selle naudingu kätte. Ma mõtlen just seda, et ta ei läheks nagu vett vedama, et sa istud seal teatris näiteks 10 minutit ja siis jalutad minema, et sa lihtsalt ei jaksa enam, et siis on nagu vale asja võtsid endale, et ka Jaapanis on selliseid asju, mis ei ole võib-olla kõigile. Et millel on oma publik, et näiteks teatril ongi ka Jaapanis oma publik, ega seda noored ei käi niimoodi vaatamas või. Et tal ongi oma teadlik publik on ju ja ma mäletan, et kunagi oli kusjuures oli Hokkaido ülikooli üliõpilased käisid mingi 5 aastat tagasi või niimoodi külas ja siis nemad kuulsid minu käest esimest korda elus teatris. See on nende kultuuritraditsioon ja ka nende õppejõud ei olnud mitte kordagi käinud vaatamas. Nii et see on lihtsalt nagu see, et milliseid asju on nagu Jaapanis traditsioonilisi asju, mida tegelikult ka jaapanlased ise ei pruugi üldse nagu tunda või teada, eks. Kui sa ütlesid, et see on kallis, sina mainisid ka ennem, et geishad on kallid, siis tuli meelde, et ma tahtsin tegelikult väga seda küsida. Kas Jaapan on kallis sihtkoht? Ma saan aru, sinna lendamine ei ole odav, eks ju, aga kas seal koha peal, kas ta on, sest ma arvan, et enamus arvad, et see on kallis sihtkoht. See ongi oleneb, mis sa teha tahad. No ütleme kas või niisugused lihtsad asjad nagu ühistranspordiga sõitmine, restoranis on odavam kui Eestis. Ühistransport on kindlasti odavam kui Eestis ja restoranide valik on väga suur ja võib saada väga odavalt, väga hea kõhutäie ja võid maksta ka väga palju, seepärast Michelini tärni restoran on seal 227 juba Tokyos ainukesena, eks ole, nüüd on Kyoto on vist juba ette läinud seal või Kansai piirkond. Et on veel rohkem neid, et loomulikult seal võib ju seinast seina kõike saada. Aga et praegu on jeen on väga odav, eks ole, eurooplase jaoks, see tähendab väga soodne. Nii et tegelikult praegu väga hea aeg. Ja? Meil ei olegi minu meelest nii head nagu seda. Pole olnud kurssi terve selle ajal. Mingi 1 euro oli, ma vaatasin mingi 187 jeeni. Et tavaliselt oli nagu 100 peal. Nii et mõelge, et väga odav on praegu. Aga elada? Kui sa pikemalt lähed sinna kõik sellised, ma ei tea, rent, elekter. Jaapanlastele jaoks on enda jaoks on kõik väga kalliks läinud, nendel on praktiliselt 30 aastat on üks ja sama palk olnud. Ja nad ikka valivad sama parteid, ei saa aru miks, aga seda nad teevad, aga see jätame mingiks teiseks aruteluks. Nii et jaapanlaste enda jaoks on kallis ja nende jaoks praegu välismaale reisimine on ka mega kallis. Nii et kõik on suhteline. Nii et kui ma ütlen nagu võrdluseks, et kui meie seal elasime aastal 2000 millegiga, eks ole, siis meie maksime, meil oli tegelikult suur maja, meil oli 5-toaline Hiroshima äärelinnas, ütleme nagu Nõmmel ja me maksime siis tollel ajal mingi 120 000 jeeni, praeguse kursiga arvestades ta ei ole võib-olla nii kallis, aga siis tollel ajal oli ikkagi nagu suur arvestatav summa. Et tuleb kõik arvestada ja ma mäletan seda, et me läksime alguses sinna, siis meil oli veel krooni aeg ja mingil hetkel, eks ole, tekkis selline nagu võõrastumine, et sa enam ei jaksa seda Jaapani toitu, vahepeal tahaks Euroopa toitu ja siis ma mõtlesin, ma tahaks liha ja kartuli ja siis ma läksin poodi kartulit ostma ja kartulid müüdi 3 kaupa, meil, Hokkaido oli võib-olla teistmoodi, aga meil oli kartul oli 1 juurviljadest, imeilusad 3 kartulit pakitud ja Eesti rahasse arvestatult oli see 45 krooni, 3 kartulit, et see oli nagu pöörane hind. Aga meie palgad on teinud mingi megahüppe selle aja jooksul, eks ole, ja Jaapanis on need palgad säilinud samal tasemel 30 aastat. Nii et kõik on suhteline. Aga meie jaoks hetkel hea ja suhteliselt odav. Kui seda nüüd võtta nagu nii-öelda ühe müüdina, et võiks arvata, et see võiks olla müüt, et inimesed arvavad, et seal on kallis, tegelikult nii väga ei ole. Murdke veel mõni kumbki üks müüt. Mis teie arvates on Jaapani kohta nagu kas või eestlaste sees müüt, aga mille te nüüd murraksite ära, olles seal nagu elanud ja käinud palju?
mina kinnitaks müüti. Kinnitaks hoopis. Kinnitaks müüti, et Jaapanis on majad papist. On. Ja kui meie elasime seal, siis meie majas talvel oli magamistoa temperatuur 6 kraadi sooja. Keskmiselt. No meil oli vastsündinu ka veel. Nii et ja see on tavaline, seepärast, et inimesed lihtsalt panevad ühe pufaika selga ja siis võtavad mingisuguse jalasoojendaja ja ütlevad, et nüüd elamegi talve üle. Kas nad on nii karastunud või sa rääkisid ennem, et nad veebruaris käivad paljajalu? Jaa, paljajalu. Ja sinu raamatust ma lugesin ka, et sa seal vanitopa tekkis põrandale jää on ju, et... Ja tavaline ja lasteaiad kõik kütmata, ülikoolid kütmata, nii et nad nagu ei... investeeri väga kõvasti kinnisvarasse. Ja selle soojustamisesse. Okei. Sa kinnitad seda müüti? Jah, aga see käib ikkagi selliste vanemat tüüpi elamute puhul, et ka... Hotellis on ikka soe? Hotellis on soe ja teine asi, et kui mina seal Hokkaidos tõesti elasin ka mingit sükst vanemat tüüpi, mingit korterit üürisin, siis samal ajal kursakaaslased üürisid ühes teises kohas mingis sükses 6-kordses, kus oli keskküte ja oli täitsa normaalne. Nii et on igasuguseid asju, eks. Aga mis see müüt on, mida sina murraksid? Või tahad sa ka kinnitada mõnda? Ma ei oska nüüd mingit müüti, igasuguseid müüte, ütleme, jaapanlased ise toodavad enda kohta ja on tootnud igasuguseid müüte, kas või näiteks viisakuse müüt, et nagu jaapanlased oleksid mingi täiesti eraldi rahvus, kus kõik inimesed on viisakad, mis ei vasta tõele. Et ka mina olen näinud oma reisidel ebaviisakat suhtumist kohanud, et muidugi kui sa käid turistiradu pidi, siis seal on see naeratus, aga mulle väga meeldis enam, kui Kertu siin vahepeal ütles ühe asja, et õpetatakse selgeks viisakus ja see kliendi vastu hea ole. See ongi nagu, mis sul käib tööga kaasas, et mingit sellist poemüüjat või kuskilt teenindajat, nagu me kas või Tallinna linnast võime kohata ja kohtamegi, kes sulle plärtsub korraga midagi, sellist asja seal ei juhtu. Sest see ongi nagu see, et mina võtaks seda viisakust, et see on üks müüt, et viisakus ongi õpitav, see on selleks, et ühiskond enam-vähem toimiks ladusalt, ei tekiks kakelunge, ei tekiks näiteks klient on ikkagi Jaapanis kuningas, päriselt. Nii et mõeldamatu on seal mis iganes teenindussfäär, see on kauplus, restoran, mis iganes kuskil, ükskõik kus turist või mingi tavakülastaja kohtub teenindajaga, seal on mõeldamatu see, et keegi väljendaks oma pahameelt. Et kui ma näiteks kunagi seal sellest raamatus kirjutan ka, kuidas ühe korra sai oldud natuke aega üks kampaania tüdruk, et siis ma ju seal tagaruumis, kus me siis olime need teenindajad, on ju, nägin, kuidas siis vajus nagu see ilus naeratav mask ära, et see on ikkagi mask, aga see on, mis käib töökohaga kaasas, kes puutub kokku inimestega. Nii et see on võib-olla müüd, et ärge arvake nüüd, et Jaapanis ei ole mingeid halbu inimesi ei ole, on, ebaviisakust on, aga turist sellega tavaliselt kokku ei puutu, sest ta ei käi nendes kohtades. Mina näiteks käin, sest mul on selline antropoloogiline huvi Jaapani vastu ja mina kohtun erinevate inimestega ja näen, mind huvitabki, et mis siis on. Et see on nagu kindlasti üks müüt. Siis mul on veel selline küsimus, mis on teie arvates kõige ülehinnatum paik koht, võib-olla isegi tegevus Jaapanis? Kas üldse on? Nagu me ennem siingi mainisime, mis Instagramis või kuskil sotsiaalmeedias on nagu nii üle haibitud, et no ongi, näiteks Kyotos on päris mitu sellist kohta, kuhu kõik peavad tormama ja ära käima, et seal on üks Kiyomizu tempel või siis on Fushiminari pühamu või siis on bambusmets seal Arashiyamas, et nii üle haibitud, kõik tormavad sinna, seal on niimoodi, et seal kõndida ei saa, aga lähed, ma ei tea, 500 meetrit eemale, see on täiesti privaatselt, saad nautida templi aedu, jalutada rahulikult, üldse ei ole probleeme. Nii et selles mõttes tasub natukene teadelt kõrval astuda. Mis sina, Maret, arvad? Jah, kindlasti ja mina pean üldse, ütleme, võib-olla grupiga on teine lugu, aga mina gruppidega ei käi.
Ei ole, mulle üldse ei istu, ma ei ole kamba inimene. mina olen siuke omaette käija, nohik. Ja minule meeldib näiteks Kyotos rentida ratas päevaks ja see on odavam kui üldse Eestis selliseid asju rentida. Saab ka praegu mootoriga rattaid rentida seal. Ja see on kõige mõistlikum viis, mitte trügida mingisuguse bussides, mis on ka täis, on ju, mis sõidavad iseenesest mööda neid templeid seal ja millega läheb kohutavalt aega kaotsi ja mõttetu tegelikult. Ma mõtlen, kui on nagu üksi, kaksi, kolmekesi, siis tasub võtta rattad ja väga mõnus on ja näeb hulga rohkem. Pargid kuskile templi ette oma ratta ära ja lähed käid ära, seal üldiselt rattaid ei varastata, nii et ei ole nagu vaja muretseda ka. Üldse on seal vist kuritegevusega, eks see muidugi on nüüd juba muutunud tänapäeval natukene võib-olla, aga mulle tundub, et see ei ole väga nii nagu New Yorgis eks ju peatänaval Manhattanil võib-olla ei ole vaja nagu muretseda, et keegi tuleb sul kotti krabama, nii on ka Tokyos, et turist tavaliselt ei satu nendesse kohtadesse, aga on ka seal suurlinnades, aga võib-olla väiksemates kohtades ei kohta nagu väga kuritegevus. Igasuguseid situatsioone võib igas riigis olla, aga üldiselt on ta Jaapan ikka väga turvaline. Et võib öelda, et naiste rahvana isegi öösel käies seal ei pea kartma ja ei pea muretsema, et on ikkagi üks maailma turvalisemaid kohti. Seda küll. Sellega ma olen nõus, aga mõtlen, et arvata, et nagu lähen ja urgin või lähen ma ei tea, intervjueerin Jakutsat on ju, palun ärge tehke päriselt, et ärge torkige sinna, kus ei ole vaja. See on tegelikult kehtib igal pool, mitte ainult Jaapanis. Aga selliseid asju on isegi nagu telekas nähtud, et mõned eestlased nagu lähevad ja tahavad Jakutsatega kuidagi hängida, mis on nagu tundub nii äge võib-olla mõne jaoks. Ja see on ohtlik tegevus. Ühte asja ka veel, et mis ma olen näinud siin mingi Eesti mingi telereisisaade oli, keegi rippus seal tori väravate küljes, et ärge selliseid asju ka tehke, et see riivab hinge, kui selliseid asju Jaapanis tehaks. Et ikkagi see, et vaadake, mis ümberringi inimesed teevad, et kui jaapanlased ei ripu seal on ju, siis ära mine rippuma, ära ole see esimene eestlane, kes ripub tori värava otsas. Telesaates. Me oleme juba päris pikale läinud, ma mõtlesin, et üks hea asi, millega saadet lõpetada oleks küsida teilt mõlemalt, et mis võiks olla see üks komme või mõtteviis, mida me võiksime jaapanlastelt kõik õppida? No komme või mõtteviis, mina olen sealt endale palju sükest teadmist hankinud. Sina, nagu sa enne kui ütlesid, et sul on selline antropoloogiline huvi juba igasuguse inimkäitumise vastu, aga just, et mida nagu iga eestlane või eestlased üldiselt võiks nagu õppida jaapanlast, mis see kõige sinu meelest oleks? No nendel on hästi palju selliseid omakeelseid, jaapanikeelseid selliseid mõisteid, mida nad ise väidavad, et ei ole võimalik üheski keeles ühtegi keelde sinu raamatus oled seda mõnega isegi õnnestunud? Alati on võimalik, et kuna ma olen tõlkija, siis ma ütlen, et ei ole asja, mida ei saa tõlkida, lihtsalt kui palju sõnu läheb vaja või mida läheb vaja või nutti, et seda ära tõlkida. Ja üks selline on näiteks, mis võiks olla mis on näiteks, millest mina oma elus juhindun, eriti viimastel aastatel neil on selline mõiste nagu mottai nai. Tähendab, et ei ole vaja, ei pea nagu mõttetult raiskama ja seda alguses rakendati nagu või ta oli nagu alguses seotud põhiliselt, näiteks igati moodi, prügi, sa ei tekita prügi on ju ja nii edasi, aga tegelikult ta on laienenud kaugem, näiteks viimane Tokyo 2020 olümpiamängudel oli see üks juhtmõte, millega nad lähenesid, kuidas üldse näiteks neid papist mööblit teha sportlaste hotellidesse ja kõik see, et kõik oleks nagu taaskasutatav, sa ei raiska loodust ja sa ei raiska ka oma meele jõudu. Sa ei prügista oma meelt, mina võtaks just selle teise poole, et see esimene pool on mu meelest täiesti nagu ütleme A ja O tänapäeval, et sa lihtsalt ei prügista ei oma ümbrust, vaid mõtled ikkagi sihikindlalt läbi, millega sa tegeled on ju oma elus. Aga teine on just see meele prügistamine, et sa viskad välja igasuguse asja, mis ei ole vaja või mis sind rõhub või mis sind ahistab, ka sinna hulka kuuluvad inimesed, kes sind maha suruvad, ahistavad välja.
puhasta oma meel ja see on minu meelest hea see mottainai, seepärast et see on nagu, milleks see kõik on ju, milleks see prügi kõik, et see mulle hästi meeldib, mottainai. Väga hea, Kertu? No minu, kui Mareti huviala on olnud nooteater, siis mind on köitnud ja silmad paneb särama teetseremoonia ja ma olen natukene jõudnud astuda seda teemeistrirada ja meie jaoks on üks kõige, kes seal me teemaailmas oleme, siis on Ichigo Ichie, on üks kord üks kohtumine, et võtta iga kohtumist, iga hetke nii, nagu ta on sinu esimene ja viimane, seepärast, et me ei tea, kas me kunagi rohkem kohtume. Seda hetke enam kunagi ei ole, iga hetk on unikaalne ja väärtustagem seda ja väärtustagem ka iga inimest ja seda iga inimesega kohtumist. No, et see oli nüüd väga hea just selle saate meie kohtumise lõpuks väga hästi öeldud, ma tahan nüüd seda, ütle uuesti. Ichigo Ichie. Ichigo Ichie. Üks kord, üks kohtumine. Ichie. Aitäh Kertu ja Maret, et tulite külla ja aitasite Jaapanit avada, et kui ma saate alguses ütlesin, et see on, tundub nii võluv kui ka samas nii võõras, siis ma loodan, et peale tänase saate kuulamist on ta veel rohkem võluvam ja veel vähem võõras. Vot nii tahtsin lõpetada. Aitäh teile ja aitäh kõigile ka kuulamast järgmise saateni. Kohtumiseni! Aitäh! Reisilainele Estraveliga.